Head Kohtla-Järve linna elanikud. Taaskord on tulnud selline hetk, kui ma pean vajalikuks teiega jagada ühte teemat, mis on tõstatunud sotsiaalmeedias, minu postkastis ja hiljuti olin tunnistajaks ühele päris suurele postitusele, kus kommentaariumis päris palju selgitasin ka olulisi küsimusi, mis olid selle teemaga seotud, kuid sain sealt selge kinnituse, et on üks teema, millest on vaja jätkuvalt teiega rääkida. See teema on nimelt seotud sotsiaalteenistuse sekkumisega teie teadete põhjal ja sekkumisega olukordadesse, kus meil on abi vajavad isikud, sealhulgas teie jaoks võib olla keerulised naabrid. Ja ma pean vajalikuks selgitada, et vaatamata sellele, et sotsiaalteenistus saab teateid keerulistest isikutest ja sellest, et on vajalik sekkumine, siis ma pean vajalikuks selgitada nende sekkumiste aluseid. Sotsiaalteenistusel ei ole olemas ühtegi võluvitsa, mis momentaalselt lahendab kõik linnas tekkinud mured. Ja me saame väga hästi aru, et keerulised naabrid on üks väga-väga keeruline probleem. Ja miks need naabrid on keerulised? Me räägime siinkohal nendest naabritest, kes vajavad sotsiaalset abi, kes võib-olla enam ei mõista, mida nad teevad, kuidas nad teevad, kellel on vaja abi selleks, et tagada nende enda turvalisus ja loomulikult kõikide teiste turvalisus ümberringi. Kuid ma pean vajalikuks selgitada, et ei politsei, ei sotsiaalteenistus ei saa ühtegi inimest kuhugi paigutada nende tahte vastaselt, sest see ei ole kooskõlas seadusega. Need protsessid on pikaajalised, tihti on vaja teiste organite sekkumist, kohtulikud protsessid, ekspertiisid, need kõik võtavad aega. Samuti, millest ma saan aru, et linnaelanikel on keeruline aru saada, on see, et sotsiaalteenistus ei saa anda teile põhjalikke tegutsemise raporteid. Me ei saa raporteerida igast oma sammust, mida me teeme, kuhu me oleme pöördunud, mis etapis, mis protsessi etapis me parasjagu oleme. Meil puudub õigus neid teemasid arutada kolmandate isikutega. Ehk siis vahest ongi keeruline mõista, et te annate meile infot keerulisest inimesest, kes vajab abi. Ta on abi vajav isik, teie jaoks on see võib olla keeruline naaber, keeruline elanik teie majas, trepikojas, aia taga. Aga meie tegutseme seaduse raamides ja piirides, nii nagu ka politsei. Ja protsessid võtavad aega, et me tõesti väga palume, varuge kannatust. Me saame aru, et kõiki muresid oli vaja lahendada juba eile ja kõigega on kiire. Me anname endast kõik, kuid on olukordasid, kus me oleme sõltuvad kohtuotsustest, määrustest, ekspertiisidest ja nii edasi. On olukordasid, kus menetluslikud protsessid võtavad 6 kuud, on olukordasid, kus protsessid võtavad terve aasta aega. Palun varuge kannatust. Kui on küsimusi, palun helistage, me oleme avatud erinevatele vestlustele, arutamistele. Kui olukord vahepeal kulmineerub samamoodi, andke meile informatsiooni. Aga meie peame tegema oma tööd ja me kindlasti liigume edasi selleks, et teie jaoks samuti saabuks see rahu ja parim tulemus, kuid see võtab aega. Aga nagu ikka, koostöös me saame hakkama. Meie oleme alati koostööle avatud, me asume siin, me oleme valmis rääkima ja arutama. Palun pöörduge, üheskoos saame kindlasti igast olukorrast läbi tulla võitjatena. Aga ma soovin teile kena kevade algust ja jätkumist. Hoidke enda lähedasi. Kohtumiseni.